nii, 4. ülesanne. See läheb juba natukene põnevaks, seega ma loodan, et te mõtlete kaasa. Võtame järjest, võtame siit A. No, meil on siin on ju 5 astmes 2 x-i on võrdne mingi sellise elukaga nagu 625. Ning nagu teie olete viimastel ülesannetel näinud, siis see point on selles suhtes sama. Et te tahate mõlemad võrratuse pooled või võrrandi pooled siin ülesandes viia samale alusele. Ehk siis te teate, et 625 ja 5 on kuidagi seotud. Kui teie peast ei oska öelda, siis no te võite natukene proovida, et see 625, milline 5 aasta ta on? No, tema on 5 astmes 4. Mis tähendab seda, et meie võimegi kirjutada siia 5 astmes 2 x-i on sama, mis 5 astmes 4. Ja nüüd, kuna meie alused on võrdsed, siis meie võime oletada ka seda, et astmed on võrdsed, ehk siis 2x on võrdne 4-ga, jagame läbi 2-ga ning saame, et x on 2. Nii. Esimene tehtud. Vaatame järgmist. Nii. Meil on siin B. Okei. Ja vaatame, mis meil siin B-l on. Siin meil on juba alused võrdsed, on ju. Meil on E astmes 0,8 x-i on võrdne siis sellise asjaga nagu E astmes miinus 1,6. Kuna meie alused on võrdsed, meie võime võrdsustada ka astmed, ehk siis 0,8 x-i on võrdne miinus 1,6-ga. Loomulikult jagame läbi sellega, mis siin ees on, ehk 0,8-ga ning saame, et x on nii. Et x on miinus 2. Nii, miinus 2. Ja ongi kõik. Võime mingi joonega alla tõmmata. Ja vaatame, kas ma seekord saan natukene kiiremini kustutada. Ikka saan. Oi, see on liiga palju kustutamist. Kustutame ainult siit. Viimane katse. Nii. Okei. C. C-l tegelikult siit on selline murrujoon on puudu. Nüüd on natukene õigem. Aga vaatame, kuidas tema siis käis. Meil siin on selline asi nagu 1 kahendik astmes x pluss 2. Tema on võrdne 4-ga. Siin teie taaskord tahate, et nii vasak kui parem pool võrdusmärgist oleksid võrdsed. Te näete, et siin on mingisugune 2. Ja te teate, et 4 on samuti 2 mingis astmes. 2 ruudus on ju. See tähendab seda, et meie võime natukene asju ümber kirjutada. Meie teame, et kuidas negatiivse astmega käituda. No ma võin mingisuguse valemiga see kirjutada. Et kui meil on mingisugune arv negatiivses astmes, A astmes miinus n näiteks, siis see tähendab seda, et me võtame A pöördarvu ehk siin puhul 1 aandik ja me võtame terve selle moodustisse, sellesse astmesse, mis ta siin oli, ilma miinuseta. Nii. Nüüd meie lihtsalt ei tee sellist asja, vaid me teeme sellisest asjast sellise asja. Ehk siis
võtame ühe kahendiku pöördearvu, milleks on siis 2. Nii. Ja võtame selle astme, astmes x pluss 2. Aga me peame panema ta siis negatiivsesse astmesse. Ja mitte niimoodi, vaid me peame terve astme panema negatiivsesse astmesse, sest muidu saame meie vale tulemuse. Ja me võime tegelikult need sulud nagu tegelikult lahti ka teha selles suhtes. Ehk siis mis ta meil siin on? Ta on meil siin on ju miinus x ja miinus 2. Nii, et siis meil on kenasti sulud lahti tehtud. Ja millega ta võrdne on? Tema on võrdne on ju 2 astmes 2. Nii. Ja kuna ja taas kord meie alused on võrdsed, siis meie võime võrdsustada ka astmed. Ehk siis miinus x miinus 2 on võrdne 2. Nii. Ja mis meie siin kenasti saame? Meie saame sellise asja, et viime selle miinus 2 siia teisele poole. Temast tuleb siis pluss 2. Saame miinus x on võrdne 4. Jagame selle miinus 1 läbi ning saame, et x on miinus 4. Ning ülesannet see on meil täitsa lahendatud. Nii, kustutame selle kõik siit ära. Ja vaatame D-d. Nii, D ja E on nüüd natukene põnevamad. Seega ma loodan, et te panete tähele. Meil on siin selline pikk moodustis, nagu näiteks 3 astmes x pluss 2 pluss 3 astmes x miinus 2 on võrdne 82. Nii. Ma teen ta natuke nii ilusamini. 82. Kui meie tahame sellist moodustist ära lahendada, siis me peame tegema natukene eeltööd ja vaatame, kuidas see eeltöö välja näeb. Kõigepealt meie peame meelde tuletama, mida need plussid ja miinused siin tähendavad, on ju. Ma teen ühe valemi veel siia, mida te olete hästi palju näinud selle kogu töö vältel. Et A astmes M korda A astmes N on sama, mis A astmes M pluss N. Ja ma loodan, et te näete, kuhu ma sellega jõuda tahan. Tavaliselt me oleme rakendanud seda valemit niimoodi, et meil on erinevad asjad ja me muudame need selliseks. Aga nüüd me teeme natukene vastupidist. Me lõhume sellise moodustise 2 jupiks, kuna me näeme, et meil on siin mingi pluss ja meil on siin mingi pluss. Ja ma teen alla sellised teise asja, et kui meil on A astmes M jagatud A astmes N-iga, no mis meil siis on? Siis on meil ju A astmes M miinus N. Ja see valem, nagu te näete, on meil siin nurgas. Ehk siis teeme nad osadeks lahti. See tähendab, et rakendame selle puhul seda ja selle puhul seda. Mis me siis sellest esimesest osast siin saame? Meie saame, on ju, 3 astmes x korda 3 astmes 2. Me tegime selle lahti. Vaatame edasi, mis meil siin on. Meil on ju 3 astmes x ja see on siis, no ma teen niipidi, jagamise jagatud 3 astmes 2 on võrdne 82. Nii. Nüüd
teeme natukene edasi, on ju. No ütleme, et 3 astmes 2, see on meil 9. Et astendame need kenasti ära. Et meil on 9 ja siin on ka 9. Nüüd, mis meie tahaksime teha? On selline kena asi. Et kui meil on 3 korda 9, on ju, no see on sama, mis loomulikult 9. Ja, enne seda me peame tegema sellise ühe asja. Ma näitan teile. Meie kasutame sellist, no kutsume seda asendusvõtteks. Me näeme, et siin on selline elukas nagu 3 astmes X. Ma teen ta mingi uue värviga. 3 astmes X. Selle jaoks, et teha meie elu lihtsamaks. Meie võime öelda, et selline elukas nagu 3 astmes X on võrdne T-ga. Te võite määrata, mis iganes tähe te soovite. Te võite kirjutada ka mingi suu pika sõna siia. Tavaliselt lihtsalt võetakse selleks asendajaks T. Kuna meie lihtsalt panime endale kirja, et selline asi nagu 3 astmes X on T, no siis see tähendab seda, et kui mina kirjutaksin selle asemele nüüd T, siis T korda 9 on loomulikult 9 T-d. Nii, kustutame selle siit ka ära. Meil on 9 T-d. Meie võime selle 3 astmes X-i asemele ka kirjutada, on ju T. T 9. Nii. Ja mis asi meil siin veel on? T 9. See on just sama, mis, ma kirjutan selle natuke teistmoodi, T 9 on just sama, mis 1 9 korda T, ehk 1 9 T-d. Olete nõus? Ma loodan, et olete. Nii. Ehk siis, mis asi meil siin tuleb? Meil tuleb, no 9 T-d pluss 1 9 T-d on loomulikult 9 1 9 T-d. Nii, 9 1 9 T-d on võrdne siis 82. Toome ta kuhugi siia. Nii, on võrdne 82. Ja teeme natukene selles suhtes jagamist. Teeme jagamist. Vaatame kõigepealt 1 9 on vist mingi rõve arv. Just. Ehk siis 10 murruks teha ei saa. See tähendab, et teeme selle 9 1 ühendiku, teeme ta liigmurruks. 9 korda 9 on 81. 81 pluss 1 on ju 82. Ehk siis mis asi meil siin on? Meil on 82 üheksandiku T-d on võrdne 82. Et me tegime selle segaarvuliselt liigmurruks. Nii. Mis me nüüd edasi teeme? Me teeme nüüd seda, et kuna 82 üheksandiku T-d on võrdne 82, siis meid huvitab palju on 1 T. Ehk siis loomulikult jagame mõlemad pooled läbi sellega, mis on T ees, ehk 82 üheksandikuga. No 82 üheksandiku ja 82 üheksandikuga on 1, aga mis siis siinpool juhtub? T võrdub, on ju? 82 ja millega ta nüüd jagatud on? Ta on jagatud sellega. No kirjutame praegu välja veel jagatud 82 üheksandikuga. Aga nagu te mäletate, siis kui me jagame mingisugust asja hariliku murruga, nagu me seda siin teeme, ja ma just nägin, et mu kaamera on ees, nii et ma liigutan ennast, kus ma siin olen, ma olen siin,
liigutan ennast siia poole, et nüüd te päriselt näete ka, mis ma tegin. Okei, ma oleks võinud enne seda näha, aga nii. Põhimõtteliselt me jagasime mõlemad pooled 82/9 läbi. Ja nüüd, mis te nägite, on see, et me jagame seda 82 mingi hariliku murruga. Mis tähendab seda, et see asi siin muutub ju korrutamiseks, mäletate? Muudame selle jagamise korrutamiseks, kustutame ühe täpi ära, ma teen selle täpi hästi suurelt veel siia, see on korrutamine. Ja lugeja ja nimetaja pooled meie vahetame ringi, ehk siis 9 tuleb ülesse, 82 alla. Et niimoodi meie käitume, kui meie tahame hariliku murruga jagada. Nii. Ja nüüd, mis te näete, on see, et meie võime kenasti need 82 ära taandada, mis tähendab, et meie saame sellist asja, et t on võrdne lihtsalt 9-ga. Nii. Aga see ei ole vastus, sest ülesandes küsiti, mis on x-i vastus. Meie leidsime t vastuse. Aga küll on hea, et meie kirjutasime, mis asi see t on. T on võrdne sellise asjaga nagu 3 astmes x. Ehk siis, kuna meie t on 9, võimegi meie kirjutada sellist asja nagu 3 astmes x on võrdne 9-ga. Ja nüüd sellist asja me oskame lahendada. No 9 on sama, mis 3 astmes 2 on ju. 3 astmes 2, vabandust, 3 astmes x on sama, mis 3 astmes 2. Ja kuna alused on võrdsed, siis siit saame meie, et x on võrdne 2-ga. Ja see on ülesande D vastus. X võrdub 2. Nii. Ja teeme kõik selle moodustise siit. Kustutame ära. Sest meil on üks veel. No kustutame need ka ära. Ning okei. Meil on siis viimane. Meil on siin E. Nii, ja paneme kirja. Meil on ju 9 korda 3 astmes 2 x-i miinus 26 korda 3 astmes x miinus 3 on võrdne 0-ga. Okei. Siin teie peate kasutama sarnast tehnikat, nagu oli eelmisel ülesandel. Aga esmalt, kui meie hakkame mingit asja asendama, siis muudame seda natukene. No, ma kirjutan sellega ilusamalt. 26. Nii, 26 korda 3 astmes x. Okei. Las ta praegu siin olla, et 9 korda midagi on. Nii, 3 astmes. Me selle 3 astmes 2x me muudame teda natukene on. Kuna teie teate sellist asja, et kui meil on, ütleme, a astmes m astmes n, siis mis juhtub? Siis me korrutame need astendajad loomulikult on ju. A astmes m korda n. Aga siin me rakendame seda sama valemit, lihtsalt jällegi vastupidi. Meil on ju see m korda n juba tehtud. Ütleme 2 on m, x on n, 2 korda x-i on 2x-i. Mis tähendab, et see 3 astmes 2x-i võime meie ümber kirjutada niimoodi, et tema on 3 astmes x astmes 2. Sest 3 astmes x astmes 2 on sama, mis 3 astmes 2x-i. Nii. Ja miks see nüüd see hästi tähtis on see, et kirjutame ülejäänud selle osaga ära. Miinus 26 korda 3. Oi. Miinus 3 x-i miinus 3
on võrdne 0-ga. Nii. Nüüd taaskord meie kujutame endale asju ette ja ütleme siis meie, et seekord on, või jällegi tegelikult, 3 astmes x on selline asi nagu t. Lihtsalt ütleme, nii-öelda asendame. Me ei pea seda tegema, aga ma leian, et selline asendusvõte teeb meie elu tunduvalt kergemaks. Nii. Kui me selles võrrandis asendame kõik 3 astmes x-id t-dega, no mis me siis saame? Kustutame siit 3 astmes x ära ja mis meile jääb? Meile jääb selline asi nagu t ruudus. No, ja mis meil siin on, kui meil on t. Ja mida te siis näete? No 9 korda t ruut on loomulikult 9 t ruudus. 9 t ruudus. Miinus 26 korda t on loomulikult miinus 26 t-d. Ja ma loodan, et te märkasite, et nüüd meil on tekkinud siia mingisugune ruutvõrrand. Vaatame korraks sellise asja. Okay. No, lahendame selle ruutvõrrandi ära. Ehk siis meil on ju, mis asi meil on? Meil on T1 ja T2 on ju. T1 ja T2. No, pistame need asjad siia sisse. Võin mingi valemitega teha. Panen siia mingi T1 ja 2. Kuidas me siis teeme, on ju? Endiselt. Miinus B pluss miinus ruutjuur B ruudus miinus 4AC. Ja see on siis jagatud 2A-ga. See valem ei muutu. Kasutame seda, et lahendada ruutvõrrandid. No, mis meil siin on? Miinus B on ju miinus, ehk siis pluss 26. No, vaatame edasi. Mis meil siis siin juure all on? Nii, 26 ruudus on meil 676. No, miinus 26 ruudus on ikka 676. 676 ja miinus 4 korda 9 korda miinus 3 on siis pluss 108. Nii 676 pluss 108 on 784. Nii 784. Mis meil siin juure all on 2A ehk siis 18. Nii. Ruutjuur 784 on 28 ehk siis selle asemele võime kirjutada julgelt 28. No ja mis me saame siis siit? Võtame T1 ja paneme T2. No 26 pluss 28 jagatud 18 on meil 3. 26 miinus 28 jagatud 18 on, no mis ta on? Miinus 28. Tema on siis miinus 2 18 ehk taandades miinus 1 9. Aga üks nendest lahenditest siin ei sobi. Kumb meil ei sobi? No loomulikult ei sobi meile see T2 lahend. Ja miks ta ei sobi, on sellepärast, et siin on negatiivne vastus.
kui teie olete kaasa töötanud nende eksponent ja logaritmi töölehtedega, mis ma andsin, siis ma loodan, et te märkasite sellist asja, et me ütlesime, et t, nagu te näete siin, on ju selline asi nagu 3 astmes x. See on ju eksponent funktsioon. Eksponent funktsiooni tulemus, ehk siis see t ei saa olla negatiivne, mis tähendab, et see lahend ei sobi ja meile sobib ainult t1. Ja kuna meie t on siis 3, no mis me siis saame siin? Meie saame sellise asja, et 3 astmes x on võrdne siis 3-ga. Lihtsalt 3 on loomulikult 3 astmes 1, mis tähendab, et x on võrdne 1-ga. Ja see on meie lahend. Kui teil on vaja, siis vaadake seda videot mitu korda läbi, võite panna pausile, võite mis iganes teha. Ma soovitan, et peale seda, kui te olete selle läbi vaadanud, kui te saite sama tulemuse, nagu teil endal oli, siis on väga hea. Kui te ei saanud, siis proovige, kas te peale seda video vaatamist suudate selle enda peaga uuesti ära teha ja saate samad tulemused, nagu mina sain. Kui saate, siis on kõik väga hea.